Selle aastane kevad on olnud väga pikalt jahe ning kõik taimed tärganud aiapidajate sõnul tunduvalt hiljem kui tavaliselt. Eks suur möll käib, aga suht jahe on, eks kõik on, nagu öeldakse, talvejopega aiamaal, aga jah, et loodus käib oma rada ja mai keskpaik käes, et istutamiseks väga-väga hea aasta sel aastal, et just seda niiskust jagub. Kui nüüd see kevad niimoodi pikalt indus ja asjad nii hilja õide lähevad, kas see tähendab seda, et saak valmib ka hiljem? Ma arvan, et loodus võlgu ei jää, et siin öeldakse jah, et juunikuu on ka jahe, aga siin juulit-augustit ennustavad hästi sooja, loodus sätib enda paika ja ma arvan, et saak ei jää hiljaks. Et pigem võib-olla ühtepidi ongi ja, et nüüd enne siin õitsemist olid need suuremad öökülmad ära, et praegu ju kõik pirnid ja ploomid ja õunapud lähevad õid, et see saak jääb alles, sõstrad samamoodi. Ja taim ei taha kuidagi kasvada, nii et kui kasvuhoonet ei ole, siis puud ja põõsad lehti ei lähe. No. Marjapõõsad veel, aga just viljapuud, eriti need, mis on värskelt potitatud või et ilusad näeks müügil välja, et ta on elus juba, siis jaa, kui siin ringi vaadata, siis paljudel on niimoodi, et on hoidlast toodud, aga kui välja tood, siis ei lähe. Tahavad sooja, eriti aprikoosid ja virsikud. Kas see tähendab seda, et ka kõik aiatööd jäävad nii-öelda hilimsemaks? No natukene ikka, et need, mis sooja tahavad, et see ongi, et ei saa ju välja istutada, kui on öökülmad, Eriti need, mis on kasvuhoonest toodud, need ette kasvatud tomatid, kurgid, kõrvitsad, neid panna veel on ikka päris selline risk, et kui ei kata või mingisugust soojendust kasvuhoones ei ole, siis väiksed kasvuhooned, ega seal nagu head nahka ei tule, nii et see kogemus, maksab, et inimesed peavad teadlikud olema, et kuna panna ja mismoodi on need kevaded olnud. Ja. Kas nüüd igasugu puude ja istikute lõikamised ja sellised asjad, kas see rong on nüüd juba läinud või siis on ikkagi veel liiga isegi selle jaoks? Tegelikult miskipärast arvatakse, et viljapuid tohib lõigata ainult kevadel. Tegelikult tohib viljapuid lõigata praktiliselt aasta ringi, välja arvatud vara kevadel, siis kui mahlajooks on alanud, siis ei ole tegelikult kõige õigem aeg. Ja hilis sügisel, kui haavad enam ei parane, siis ei ole ka kõige õigem aeg. Nii et praegu võiks öelda, et ongi kõige õigem aeg? Sisuliselt on. Suvel on puude seisukohast väga hea neid lõigata, aga inimese seisukohast mitte, sest võra on lehti täis ja sa ei näe võra kuju.